Tere sõbrakesed! Täna on selline lugu, et ma kutsun teid endaga kaasa minu keemia-füüsikalaborisse. Ja siin me tegelikult olemegi. Igal ühel meist on kodus keemia-füüsikalabor. See on köök. Mis ma teile täna räägin? Ma räägin suhkrutest. Ma arvan, et kõik te armastate juua limonaadi, mahlajooke, nektariini, kõiki muid karastusjooke, Coca-Colat seal juures. Aga kas te teate, kui palju on nendes jookides suhkrut? Oi, seda on päris palju. Iga laps peab saama suhkruid päevas. Ka mina pean saama suhkrut päevas. Aga seda ei ole üldse mitte liiga palju. Ja sellepärast on väga oluline, et me nende magusate jookidega üle ei pingutaks. Muide, suhkruid me saame kõikidest toitudest. Absoluutselt kõikides toitudes on suhkrut sees. Aga me räägime täna ainult jookidest ja ma tahan teile lihtsalt näidata. See on üks tuttav jook, eks ole? Coca-Cola. Ma arvan, väga paljudele see Coca-Cola meeldib. Aga kas te teate, et selles Coca-Cola pudelis on 12 teelusikatäit suhkrut? Selles pudelis on, näed sa, kui palju suhkrut. Terve taldriku täis on siin suhkrut. Seda on liiga palju. Siin on 12 teelusikatäit. Ja päevas, see on sinu terve päeva norm, mis sa üldse võiksid suhkrut ära tarbida. Kui sa jood 1 klaasitäie Coca-Colat, siis on selles peaaegu 6 teelusikatäit suhkrut. Seda on liiga palju. Seda on liiga palju. Kujuta ette, et sa tahad päeval 1 kommi veel süüa, võib-olla küpsist, siis ongi suhkrunorm juba täis. Samamoodi on lugu selliste mahladega. Siin on ainult natukene vähem suhkrut sees. Ja ka sellepärast tasub nende jookidega piiri pidada. Kus on pisut vähem? Need on need joogid, eks ju, kuhu on lisatud suhkruid. Aga puuviljade sees on loomulikult ka suhkrut. Päris palju. Ja see puuviljades olev suhkur on loomulik ja hea suhkur. Mis ma kaubandusest leidsin? Vot selline vahva asi. See on naturaalsest õunamahlast tehtud jook, mis on segatud veega, värska veega. Võib-olla olete seda juba proovinud ka. Ja siia ei ole lisatud suhkruid. Siin on lihtsalt õunamahla enda naturaalne suhkur ja seda on siin ainult 1 teelusika täis nii öelda klaasi joogi kohta. Et pigem vali siis ära Coca-Colat vaid vali selline vürtsvasser, mis on kasulikum. Aga kui sul on janu, mida sa teed januga? Vesi. Sinu keha jaoks on vesi kõige parem. Kui sa liiga palju suhkruid sööd või jood jookidega, siis mis juhtub sinu kehaga? Sinu keha läheb segadusse. Suhkrud annavad sulle liiga palju energiat ja siis sa muutud ise liiga energiliseks. Liiga palju hakkad sahmima, hüppama, jooksma. Sa ei taha õhtul magama minna. Sellepärast on oluline, et sa jood vett. Sa võid juua vett söögi kõrvale, sa võid juua vett õhtul, sa võid juua hommikul vett. Vesi on igal ajal väga hea. Igal ajal on vesi väga hea. Ma tean, et paljud lapsed ei taha vett juua. Minule endale vesi väga meeldib. Aga mis siis teha, kui vett ei taha juua? Siis, kes on minu lugusid vaadanud, teab, et mina armastan teed juua. Ma joon väga erinevaid teesid
ja ma soovitan teile ka väga erinevaid teesid juua. Ja mis ma teile täna näitan? See muide on teelill. Siin sees on selline lill. Ja kohe me vaatame, mis selle lillega juhtub, kui me sellele lillele valame kuuma vett peale. Nii, nüüd on ta mul siin tassi põhjas. Ma natukene pelgan, sest see on klaas. Ja ma valan siia praegu päris kuuma vee peale, aga ma loodan, et see ei lähe katki. Ma valan hästi vähekene. Hästi vähekene. Törtsu haaval. Oi, kui kuum. Ja nüüd ma jätan selle teelille tõmbama natukeseks ajaks. Miks on tee joomine hea? Kõige parem on muidugi juua sellist teed, mida on meie aedadest saada. Meie oma Eesti aedadest ja põldudelt. Põldudel kasvab meil põdrakanep. Põdrakanepi tee on hästi hea. Aedades on saialille. Jälle eks ju lilletee. See lill, mille ma sinna praegu tõmbama panin, on muidugi, kas ma vaatan, kust see meil on tulnud. See on nüüd Hiinast, aga hiinlased teevad väga head teed. Mis lilli siis veel oli, mis ma ütlesin? Saialille saab juua, saialille teed. Kummeli teed saab juua. Kummel on, teate milline lill? Kummel on nagu väike karikakar. Ja neid toredaid taimi, mille õitest saab teed keeta on veel. Aga ka taime lehtedest keedetakse teed ja ka taime vartest keedetakse teed. Tihti pannakse kuuma vee sisse vaarikavarsi ja mustasestralehti ja need kõik annavad imelise maitse teele, annavad imelise värvi teele. No ja nüüd te küsite, et kuidas ma selle tee magusaks saan? No mis ma teile ütlen? Hea alternatiiv. Teine võimalus mitte panna suhkrut joogi sisse on kasutada mett. Aga jäta endale üks väike asi meelde, et üks teelusika täis suhkrut annab sulle sama palju energiat kui üks teelusika täis mett. Nii et tegelikult ei ole vahet, kas sa paned sinna suhkrut või sa paned mett, sa saad sama palju energiat, aga sa tead, et mesi on sulle kasulikum, sest mesi on mesilaste poolt taimedest korjatud hea magus nektar. Ja seda on igal juhul kasulikum panna tee sisse. Aga proovi seda teed juua nii, et sa ei pane sinna suhkrut ega mett sisse. Alguses pane natukene, aga siis aina vähem ja vähem. Ja tead, ma luban sulle hakkab see tee meeldima ilma suhkru ja ilma meeta. Sa võid sinna panna natukene sidrunilõiku, sa võid sinna panna natukene ingverit ja see teejook on imemaitsev ja see on väga kasulik. Piparmünt, kui kasulik on meie kehale. Pärnaõie tee. No raudrohi ei maitse hästi, mulle ka hästi ei maitse raudrohi, aga ta on jälle väga kasulik. Isegi nõgesest tehakse teed muide. Ja kõiki neid toredaid taimi võib omavahel segada. Ma loodan, et teie vanemad ja vanavanemad kindlasti on valmis teile tegema erinevaid teesid. Ja kas te tahate näha, mis sellest imelisest Hiina teelillest on praegu saanud? Vaata, kui ilusaks suureks ta on läinud. Kas sa näed, kuidas hakkab värvi tulema? Mu tee hakkab minema nii ilusat värvi. Neid Hiina teelilli on päris mitmeid, mida meil müüakse kaubanduses. Ja nad kõik annavad niivõrd ilusa tooni sellele teejoogile. Vaat sellised lood, mu kallid sõbrakesed. Pidage siis piiri natukene nende suhkrustatud jookidega. Kui on sünnipäev tulemas,
las siis vanemad ostavad selle Coca-Cola pudeli või limpopudeli või mõne mahla. Aga ära iga päev neid joo. Seal on liiga palju suhkruid, on ju? Ja kohe ma näitan sulle veel, kui palju seal neid suhkruid tegelikult on. No vot, kas sa nüüd näed, siin on kõik need joogid, mis ma sulle ennist näitasin, on ju? Coca-Cola, mahlajook, siis on see tore vurtsvasser, klaas vett ja teelill. Ja vaata nüüd, see siin on nii suur suhkrukogus, mis on klaasitäies Coca-Colas. Kui sa 1 klaasitäie Coca-Colat ära jood, siis on seal 6 teelusikatäit suhkrut. Seda on ikka jube palju. Sa võid tegelikult proovida ja katsetada. Pane 6 teelusikatäit suhkrut 1 klaasi vee peale, sega läbi ja maitse. Mis maitse sellel veel on? See on õudselt magus, see on ebamõistlikult magus, seda tegelikult ei saagi nagu juua. Aga Coca-Cola sees on need 6 teelusikatäit ära peidetud teiste maitsete alla, nii et sa tegelikult ei saagi nagu aru, et see nii magus on. Ja vaata nüüd seda taldrikutäit. See kogus suhkrut on terves selles pudelis ja see pudel on kõigest poole liitrine. Ja väga tihti juhtub nii, et sa pistadki nahka selle 1 pudelitäie Coca-Colat ja sulle tundub, et mis see siis oli, et see on ju karastusjook, et ta karastab mind. Aga vaata, kui palju sa sööd sisse suhkrut. See on 12 teelusikatäit suhkrut. Sa võid proovida, kui sa võtad ühe tühja Coca-Cola pudeli, paned sinna vett ja siis lisad sinna need 12 teelusikatäit suhkrut, segad hoolega läbi ja proovid siis maitsta seda vett. Ma ütlen ausalt, see ei kõlba juua. No nii, mu kallid sõbrakesed. Ma väga loodan, et teil oli kasu sellest väikesest suhkru loost, et te olete natukene teadlikumad ja piirate oma limonaadi joomist. Olge paid, varsti loen teile uue jutu ette ja reedel kohtume juba jutus. Tšau!